Hezbollah on astunud sellesse, mis võib olla ajaloolise kokkuvarisemise algus Lähis-Idas. See, mis praegu toimub, läheb palju kaugemale kui lihtsalt uus rünnakute voor. Grupp, mida aastaid peeti Iraani kõige võimsamaks relvastatud haruks piirkonnas, seisab nüüd samaaegselt silmitsi sõjalise surve, diplomaatilise surve ja sisemise survega Liibanonis endas. Iraan on nüüd sisuliselt põlvili laastava sõja tõttu Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga, mis on põhjustanud kogu Iraanis ränki kahjustusi. Kahjud ulatuvad juba üle $250 miljardi. See tähendab, et Iraanil pole enam ressursse isegi omaenda režiimi korralikuks ünalpidamiseks. Kui Iraan nõrgeneb, kaotab Hezbollah jõudu, kaitset, raha ja võime hirmu külvata. Sel laupäeval, 18. aprillil 2026, viitab olukord juba tõsisele pöördepunktile. I potentsiaalmente duradoura. Tegelikult juhtus see, et Iisrael ja Liibanon alustasid Washingtonis oma esimesi otseseid kõnelusi aastakümnete jooksul USA vahendusel. Arutelude keskmes on just see, mis pikka aega tundus puutumatuna. Hezbollah desarmeerimine ja uue julgeolekukorralduse loomine Lõuna-Liibanonis. Veidi hiljem jõustus 10-päevane vaherahu ning Liibanoni president Joseph Aoun rõhutas, et see paus peaks väljuma erakorralisest olukorrast ja liikuma püsivate kokkulepete poole. Kui relvastatud paralleelstruktuur näeb, et Liibanoni riik ise arutab tema sõjalise autonoomia lõpetamist, on see kõige kõrgem häire. Kes on selle kriisi keskmes? Ühel pool Iisrael, kes on suurendanud survet Hezbollah positsioonidele. Teisel pool Liibanoni valitsus, kes püüab taastada kontrolli territooriumi üle, mida on pikka aega mõjutanud Prantsusmaa. Ja kõige selle taga on Iraan, Hezbollah peamine poliitiline, sõjaline ja strateegiline toetaja. See seos on keskne, et mõista, miks praegune olukord on nii plahvatusohtlik. Hezbollah ei tekkinud iseseisva jõuna. See kasvas Iraani toetusel, relvade, väljaõppe, raha ja piirkondliku toetusega. Kui see tugisammas hakkab nõrgenema, satub rülmitus sügavasse kurnatusse. Siin tulebki mängu kaasaegne tegur, selle uudise raskus. Iraan annab samuti nõrgenemise märke. Iraan on nüüd praktiliselt põlvili laastava sõja tõttu Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu. Kogu Iraani ulates on tekitatud hävitavaid kahjustusi. Kahjud ulatuvad juba üle $250 miljardi. See tähendab, et Iraanil ei ole enam ressursse isegi omaenda režiimi korralikuks ülalpidamiseks. Reuters tõi taas esile, et Iraani piirkondlik jõud oli nõrgenenud Iraani liitlasrühmituste saadud kahjude tõttu Liibanonis, Gazas, Jeemenis ja Iraagis. Teisisõnu, Hezbollah ei tegutse enam tõusva toetaja toel, vaid toetaja toel, kes on tugeva surve all. Kus see avaldub? Lõuna-Liibanonis, läbirääkimiste lauas Washingtonis ja Liibanoni poliitilises keskkonnas endas. Kuidas see protsess edeneb? Löökide kuhjumise kaudu. Liibanoni armee teatas jaanuaris, et on lõpetanud esimese etapi plaanist laieneda lõunasse ja relvitustada riigi kontrolli alt väljas olevad rühmitused, eelkõige Hezbollah. Reuters märkis samuti, et eesmärki saavutada riigi relvamonopol piirkonnas hakati käsitlema kui midagi tõhusat ja käega katsutavat. See punkt on rühmituse jaoks väga karm, sest see puudutab nende võimu tuuma, iseseisvad relvad, territoriaalne kohalolek ja võime tegutseda riigist kõrgemal. Miks see nii oluline on? Sest Hezbollah on alati sõltunud Liibanoni riigi nõrgenemisest ja Iraani jõust, et püsida paralleelse võimuna. Nüüd on mõlemad sambad surve all. Iraan seisab silmitsi sisekriisi ja välismõju kaotusega. Liibanon omakorda püüab kodus võimu ümber korraldada. Ja Liibanoni valitsus on juba selgelt öelnud, et riik ei tohiks enam teenida välisriikide huve ega olla tõmmatud väliskonfliktidesse. See lause tabab otse Hezbollah loogikat, mis on aastaid tegutsenud Teherani strateegilise käepikendusena Liibanoni territooriumil. On ka sümboolne ja poliitiline element, millel on suur kaal. Hezbollah keeldus otsestest kõnelustest ja reageeris läbirääkimiste edenemisele halvasti. See näitab, et rühmitus tajub ohu tõsidust.
Kui relvastatud organisatsioon püüab takistada diplomaatilist teed, mis võib piirata tema tegutsemisruumi, siis ta teab, et läbirääkimised võivad tema jaoks olla ohtlikumad kui otsene vastasseis. Miks näib Hezbollah praegu ajaloolise kokkuvarisemise faasi sisenevat? Sest rühmitus seisab silmitsi oma viimase aja kõige keerulisema olukorraga. Liibanon on hakanud avalikult arutama teemasid, mida varem välditi. Iisrael suurendas survet. Ameerika Ühendriigid astusid keskseteks vahendajateks. Ja Iraan, mis on alati olnud selle masina elutähtis mootor, ei näita enam sama jõudu ega stabiilsust ning tal pole enam endist suutlikkust oma liitlasi toetada nagu varem. See, mis kujuneb, ei ole ainult vaherahu. See, mis kujuneb, on reaalne oht, et Hezbollah kaotab oma juhtiva relvastatud jõu rolli Liibanonis ja variseb lõplikult kokku. Ja see näeb juba välja nagu ajalooline kaotus. Ajalooline nii rühmitusele kui ka Iraani piirkondlikule projektile.